Kuigi mina ise tulen perest, kus mu mõlemad vanemad on karsklased, mis see kõige suurem faktor ongi see, et inimesed ei oska sotsialiseeruda ilma alkoholita. Nagu mu isa oli üle 50, mina olin 20. alguses too hetk. Ja need naised, keda tema seal swipe'is, olid kõik minu vanused, mõni oli isegi noorem kui mina. Mida sa teed? Võtta aru pähe, kui see on algusest peale olnud selge, et sina soovid vaba suhet ja ta on sellega nõustunud, siis piirid on paika pandud. Ja ma tunnen, et mul on lihtsalt nii suur hirm, et keegi reedab mind sellisel moel, sest ma usun, et ma olen täpselt selline inimene, kes ei suuda sihukest asja unustada, andestada. Hei, sa oled kuulamas Kirstordil podcasti ja ma pean alustama suurte tänusõnadega kõigile nendele, kes ostsid pileti minu üritusele. Ma tõesti olen tegelikult siiamaani šokeeritud, kui kiiresti need piletid läksid. Et ma ei ütle seda lihtsalt niisama, mingi oh my god, nii kiiresti läksid, vaid ma päriselt mõtlen seda, kui ma ütlen, et ikkagi väike pabin oli sees, et kas keegi tahab tulla või kas äkki jääb saal pool tühjaks, kuigi tegelikult kohti tõesti palju ei ole. Aga ikkagi mingisugused sellised kahtavad mõtted, sest et see on esimene kord, kui ma täiesti üksinda sellist üritust korraldan. Ja ikkagi mingisugune väike hirmupiisk seal kuskil oli, aga vist 36 tunniga või midagi sellist müüsin ma need piletid välja ja need VIP-piletid läksid üldse esimese mõne tunniga kõik ära, ehk siis meeletult suur tänutunne on ja väga suur rõõm, et on huvi sellise ürituse vastu, kes võib-olla ei kuulanud eelmist episoodi või ei ole sotsiaalmeedias jälginud, siis tuleb selline girls night, midagi mängulist ja teistsugust. Et ma olen ise tõesti nii elevil ja vaikselt nagu istub peas see mõte, et kas peaks juba praegu planeerima lisaüritust, nagu et see sama üritus, aga kõigile neile, kes ei saanud piletit, sest et nii mitmed teist kirjutasid ka mulle, et oh my god, ma ei jõudnud piletit osta ja kas plaanid veel teha mingeid selliseid üritusi, et mõnes mõttes üks osa minust tahaks ära oodata selle 18. aprilli selle ära teha, vaadata, kuidas läheb. Kuigi ma enam-vähem kujutan juba ette, et see läheb väga hästi, aga lihtsalt nagu võib-olla endale selliseks kindlustundeks üks osa minust tahaks selle ära teha ja alles siis mõelda järgmisele üritusele, aga teisalt võib-olla oleks isegi mõistlikum see juba kohe kirja panna ja et see ei jääks ka mingisse kaugesse tulevikku. Et ma ei tea, mõtteid on mitmeid peas ja ma ei ole veel midagi otsustanud, aga tunne on küll selline, et tuleb veel mingeid taolisi üritusi teha. Ja see kõik toimus siis sellel ajal, kui ma ise olin Iirimaal, see piletite väljamüümine ja üldse, et kui ma need piletid müüki panin, et siis ma olin oma sõbrannal Laural külas, kes on siin ka podcastis rääkimas käinud. Et me tähistasime siis seal St. Patrick's Day'd. See oli 17. märts siis ja 17. märts oligi see, kui ma sain need piletid ka välja müüdud ja me olime parasjagu kuskil baaris, kui ma olin lihtsalt mingi pisar silmis, mingi oh my god, ma ei oleks seda oodanud. Et see oli väga mõnus vaheldus oma igapäevaelule. Ma käisin siis, põhimõtteliselt olin nagu 4 täispikka päeva koha peal ja see oli siuke mõnus girl time, käisime shoppamas, tähistasime seda St. Patrick's Day siukse bar hoppimisega, ehk siis käid ühest baarist teise, see ongi see põhiline aktiviteet siis seal Dublinis vähemalt, või ma arvan, see ongi nagu, kuidas iirlased seda tähistavad. Et tegime seda ja jutustasime palju selle päeva jooksul ja lihtsalt oli siuke lõbus päev. Ja siis viimasel päeval käisime veel siukses nagu, see on küll osa Dublinist, aga see on nagu osa siis sellest äärelinnast, et siuke, tahaks öelda Kaluri küla selle kohta, aga see on siis siuke
linnaosa lihtsalt. Et hästi ilus loodus, ilus päikseline ilm oli ja need siuksed kaljuservad ja hästi mõnus ja ilus ja kuidagi see seal käimine inspireeris mind ka, et ma tahan nüüd, kui kevad on kätte jõudnud, rohkem ka siin Tallinna ümbruses kuskil mere ääres käia ja rohkem metsas ja nagu nautida just seda loodust, sest et ma nii lihtsalt nagu tundsin seda, kuidas see maandab ja rahustab, et ma tean, et on inimesi, kellel pole üldse sellist harjumust, et minna nagu loodusesse. Ja ma lihtsalt nii väga tahaks soovitada. Kuigi mulle tundub, et ikkagi eestlaste seas see on nagu pigem on rohkem ikkagi vist neid inimesi, kellele meeldib mingi rabas käia ja kuskil metsas käia ja mere ääres käia, et mulle tundub, et meil väga palju selliseid täiesti looduskaugeid inimesi ei ole, aga jah, tegelikult selline nagu looduses viibimine lihtsalt toob sind maa peale ja kuidagi, ma ei tea, eile kas või ma tegin väikse arvutuskäigu siin kodu ümbruses ja vaatasin, et pargis on täpselt üks pink, mis on niimoodi päikse käes ja ma läksin, istusin sinna ja kuidagi tuli selline unistamistuju. Ma nimetan seda ka manifesteerimiseks, et kui sa lihtsalt nagu visualiseerid oma elu ja kõike, mida sa tahad, kes kuidas nimetab, unistamine, manifesteerimine ja minu arust nagu see looduses viibimine viib ka sind rohkem sellisesse nagu, ma ei tea, voolamisse ja sellisesse unistamismeeleolusse ja nagu kõigesse sellesse ja ma arvan, et see on väga vajalik ka täiskasvanuna unistada ja lasta sellel mõttelõngal minna sinna, kuhu see läheb, et niimoodi ma arvan, me lõpuks manifesteerimegi enda ellu igasuguseid ägedaid asju ka, et kui me lihtsalt oskame neid oma silme ette manada. Ma ei tea, see jutt läks kuhugi täiesti nüüd mujale, aga üldiselt jah, mul on meeleolu väga hea, et seal Dublinis oli ka ikkagi selline kevadine ja meil siin vaikselt muudkui kevadisemaks läheb, et ma väga-väga naudin seda aega. Aga kui te vaatate, et ma näen täna kuidagi kange välja, ma ei tea tegelikult, kas siit on aru saada, aga ma nagu ei saa väga äkiliselt oma pead liigutada ja üldse mul on nagu kõik siit kaelast, trapetsist, õlast, midagi on seal väga valesti, ma lihtsalt ärkasin ja oli väga-väga valus. Ma ei tea, kas ma tegin trennis midagi või mis siin toimub. Igal juhul küll see üle läheb, see ei ole mingi suur asi, aga lihtsalt täna ma tunnen, et see häirib mind väga. Aga muus osas mul ei ole millegi üle kurta ja elu on ilus. Üks asi veel, mis ma tahtsin kiirelt siia algusesse öelda, et kui sul on mingisuguseid küsimusi sisuloome, sotsiaalmeedia tarbimise, influencerite või selle töö või selle teema kohta, siis need pange mulle teele. Ma tahaksin ikkagi selle eraldi episoodi teha, aga praegu ei ole veel päris piisavalt neid voice koos sellel teemal, ehk siis ma ei tea, kui teil on nagu mulle teiste sisuloojate või mingisuguste sisuloome teemade kohta küsimusi või mingi arutelu hoopis sotsiaalmeedia kasutuse kohta või midagi sinna kanti, et siis neid mõtteid ootan. Ja räägime kiirelt ka tänastest toetajatest. Kõigepealt on mul siin Heavenly limonad, mul on täna siin Golden Lemon maitseline, siuke hea natuke hapukam maitse ja Heavenly limonaadid on siis kodumaised vähese kalorsusega limonaadid ja neil on ka 2 uut põnevat maitset, milleks on siis virsik, ma alati pean mõtlema ennem, kui ma ütlen, sest et peach on mul kõigepealt peas ja siis ma pean selle tõlkima eesti keelde. Igatahes virsiku maitseline ja teine on siis pirni maitseline. Need on mega head, nii et kus iganes poes sa neid maitseid näed, siis ma soovitan kindlasti proovida. Et need on siuksed mõnusad nagu, ma ütleks natukene mahedamad limonaadid, nad ei ole nagu ülimagusad või siukse nagu keemilise tugeva maitsega. Et selline nagu hea maitsega limonaad. Siis on meil toetajaks Browsi, mis on kodumaine bränd, kelle tootevalikust leiab siis erinevaid meigitarvikuid, ripsmeid ja lokipaelad. Et minul on ka kasutuses täitsa nende pintsli komplekt.
ja mulle väga meeldivad need pintslid, et saab osta pintsleid nii üksikult, kui sa tead täpselt, mis sul vaja on, aga neil on ka väga hea pintslikomplekt, kuhu kuuluvad siis kõik selliseks igapäevaseks meigiks vajalikud pintslid, et kindlasti tasub nende valiku üle vaadata ja ühele võitjale läheb siis 35-eurone Browsi kinkekaart, et saad ise valida, mis sinul just parasjagu vaja oleks. Ja lisaks pintslitele, issand, ma oleks peaaegu unustanud teile mainida, minu 2 lemmiktoodet Browsilt, mis on mul ka kasutuses pidevalt, on nende meigi Casn, mis on hästi mõnusa suurusega, siuke hea pehme ja teine asi, mida ma kasutan kogu aeg, on see puudripadi. Et sellega ma panengi siis tolmpuudrit silma alla otsa ette näiteks, et see puudripadi kuidagi hästi mõnusalt ühtlaselt kannab puudri näole ja matistab väga hästi. Et mulle meeldib just mingisugused nagu kindlad piirkonnad väga tugevalt ära kinnitada, et nad ei hakkaks ei läikima ega meiki ei liiguks sealt kuskile, et siis see puudripadi on nagu väga-väga hea vahend. Ehk siis lisaks pintslitele ka meigikäsn ja puudripadjad. Ja kolmandaks toetajaks on meil siis Mediron, kelle poolt läheb täna ühele häälsõnumi saatjale Rosini toodete komplekt. Mina olen neid juuksehooldustooteid juba päris pikalt kasutanud ja üks minu lemmiktooteid on nende Volume Shampoo. Ja see kuidagi mulle nii meeldib, et ta puhastab ilusti juuksed jäävad sellised kohevad ja ta ei jäta nagu juukseid kuidagi raskeks, et minul on näiteks pigem nagu siuke õhuke juuksekarv ja mulle väga meeldib, kuidas see šampoon just puhastab juuksed ja millised need juuksed pärast pesuga jäävad. Siis on siin selline stimulating scalp treatment ehk siis juuksekasvu stimuleeriv toode, mida siis peanahal kasutada. Ja kolmandaks on siis nende Moisture Repair juuksemask. Et selline mõnus niisutus. Ma arvan, enamus inimeste juuksed vajavad korralikku niisutust, nii et selline mõnus juuksehoolduskomplekt läheb siis ka ühele sõnumisaatjale. Ja enne kui ma episoodiga alustan, siis ma tahtsin korraks ka puudutada seda teemat, mis meil praegu väga suurelt üleval on. Ehk siis, kas meil peaks olema selline leht nagu ettevaatust.ee ja minu ilmselge vastus on jah, loomulikult, et minu arvates väga õige algatus Malluka ja Märteni poolt, et selline info igasuguste vägivallatsajate ja pedofiilide kohta peakski olema võimalikult lihtsalt kättesaadav. Minu arvates siin ei ole mitte mingisugust küsimustki. Ja kahjuks on meie hulgas neid inimesi väga palju, kes on nime vahetanud ja elavad väga rahulikult oma elu edasi, isegi kui nad on toime pannud väga jõhkraid kuritegusid. Ehk siis ma arvan, et selliste inimeste elu ei peagi olema lihtne ja meeldiv ja info nende inimeste kohta peaks olema väga lihtsasti kättesaadav. Mitte, et sa pead maksma 4 eurot, teadma kellegi isikukoodi ja alles siis sa saad selle info kätte, et ilmselgelt me ei tee igapäevaelus selliseid päringuid iga inimese kohta, kellega me tutvume. Aga selline leht nagu ettevaatust.ee lihtsalt teeb selle info kättesaamise nii palju lihtsamaks ja see peakski täpselt nii olema. Ehk siis minu arust siin ei ole isegi mingit diskussiooni kohta ja minu arvates see ei peaks olema ka Malluka ja Märteni vastutus, et seda lehte üleval hoida ja omast ajast sellega tasuta tegeleda, et absoluutselt riik võtku see üle ja hallaku seda ise, et nagu milles küsimus, ongi, et see võtab raha, see võtab ressurssi kindlasti, aga see ei ole isegi nagu mingisugune, ma ei tea, vaidlemise koht, et selline leht on väga vajalik ja väga paljudele inimestele oleks see abiks ja aitaks ennetada rohkemaid kuritegusid ja rohkemate inimeste kannatust. Nii et lihtsalt tahtsin selle ka siia öelda, sest et sellised teemad puudutavad ka mind väga sügavalt ja ma väga nagu rohkem lihtsalt sellesse teemasse ei lähe, sellepärast et ma tean, et ma lähen väga vihaseks ja väga närvi ja ma lihtsalt tahtsin öelda nagu oma selle põhisõnumi ka siin edasi, et ma küll ei võta alati sellistel teemadel sõna,
aga ma tundsin, et praegu ma kindlasti tahan seda teha ja ma arvan, et see minu podcast on siin hea koht, kus seda teha, sellepärast et me ju nii tihti räägime ka suhete teemadel siin podcastis. Et siis kuidagi tundus nagu õige midagi ka öelda. Aga täna tegelikult ma ütlen ausalt, et ma ei ole nagu kokku koondanud mingisuguseid kindlaid häälsõnumeid, et me lihtsalt vaatame, mis siit tuleb ja pigem ta tuleb siis selline erinevate teemade episood, et ei ole nagu mingisugust ühte kindlat teemat. Tere, Kaisa ja kõik, kes kuulavad. Mina olen pikalt mõelnud sellele, et kui suur osa meie ühiskonnast on alkoholi tarbimine ja kui aus olla, siis ma ei saa sellest üldse aru. Nagu ma olen olnud pikalt täiskarsklane ja on olnud perioode, kus ma olen proovinud natukene siis nii-öelda sulanduda ühiskonda ja praegu ma ütleks, et ma olen ikkagi karsklane, aga mitte 100%, et võib-olla aastas mingi 1 pokaali mingit šampust ma võin kuskil sünnipäeval juua, aga see on täiesti kõik. Ja ma päriselt ei saa aru sellest alkoholikultuurist. Ja minu meelest, ma ei tea, minus see tekitab kuidagi kurba tunnet, et nagu miks see on nii suur osa meie ühiskonnast ja ma tunnen, et seda võetakse nagu nii normaalsena ja loomulikuna, et kõik ju ikka joovad või et okei, jah, piiri tuleb tunnetada, aga kui sa oled ikkagi kuskil seltskonnaga või on mingisugune tähtpäev, et siis on ju tavaline, et sa võtad pitsi või pokaali või mingi kokteili ja kui sa ütled, et sa ei taha, siis inimesed vaatavad korraks nagu, et okei, et oled sa kindel, et kas sa oled autoga või et kas sa oled haige või et peab olema mingi põhjus, et miks sa ei taha juua. Et see, et ma ei taha alkoholi, on nagu veider. Ja siis minu jaoks ongi see, et vähemalt minu enda kogemusest on nagu hästi tihti seda, et inimesed ikkagi natukene tahavad suruda seda, et oled sa ikka kindel, et sa ei taha, et võta ikka nagu proovi kas või natukene või võta see üks pokaalikene või siis küsivad õhtu jooksul nagu mitu korda, et äkki sa ikka tahad ja siis see on juba nagu väsitav, et ma olen juba 1 korra öelnud, et et ma ei taha, esiteks miks ma pean nagu põhjendama, et ma ei taha juua asja, mis on mu tervisele mega halb. Ja teiseks, ma ei tea, miks see võiks olla teistpidi, et me küsime hoopis, et aga miks sina tahad seda alkoholi juua või oled sa ikka kindel, et sa tahad seda pokaali juua ja oled sa kindel, et sa tahad ka teist kokteili võtta. Et miks see on normaalne, et me joome nagu nii palju, aga see on ebanormaalne, kui sa nagu ei taha juua. Ja sorry, ma muutun hästi kuidagi saltiks selle teemaga, sest et võib-olla ongi asi sellest, ma ei saa aru või nagu, ma saan aru sellest, et kui inimesele päriselt maitseb mingi kokteil, et sa lähedki välja, sa võtad mingi 1-2 kokteili, see on nagu tore või siis sulle päriselt maitseb see vein, võtad, ma ei tea, nagu natukene mingit veinikest, aga muudel juhtudel, ma ei tea, näiteks ma mäletan kooli ajal ja ka ülikoolis, ma tundsin ennast nagu nii tegelikult kõrvale jäetuna, sellepärast, et kogu aeg õhtuti oli mingi see, et seltskonnad, et lähme sinna parki ja et me võtame õlled kaasa, mida sina võtad ja lähme ja siis ma ei saanud sellest üldse aru, ma nagu proovisin vahepeal lihtsalt kaasa minna, et ma isegi ei joonud, aga nagu see ei pakkunud mingisugust mõnu mulle, et lähme kõik õhtul parki joome täis ennast või nagu mis selle point reaalselt on, et minu meelest, kui sa ei suuda nagu inimestega olla vabalt ilma alkoholita, siis kas see ei peaks olema probleem? Et jah, ühesõnaga, ma ei saa üldse aru sellest, et miks seda alkoholi on vaja, et näiteks minu jaoks, ma tean, et okei, kui see maitseb, see on okei. Ma tean, et mõned joovad seda sellepärast, et see tekitab mingisuguse hea tunde või laseb natukene nagu, ma ei tea, vabaks. Aga eks see ongi inimestel erinev, et minu jaoks on hästi ebameeldiv tunne see, kui ma alkoholi joon, et mulle üldse ei meeldi see, et mul mingi kurk läheb seest soojaks ja mul on paar korda elus olnud, et kus ma midagi kangemat joonud ja ei ole vist vett vahele võtnud, siis nagu pea hakkab veits ringi käima või selline, et see on nagu minu meelest nii ebameeldiv. Et ma ei saa aru, kuidas inimestele meeldib see tunne. Saan aru, millest sa räägid ja tõesti alkoholi joomine on mega normaliseeritud meie ühiskonnas. Kuigi mina ise tulen perest, kus mu mõlemad vanemad on karsklased,
Ema siis usulistel põhjustel ja isa lihtsalt läks sellega niisama kaasa, et isa mul usklik ei ole. Ehk siis jah, ma tulen sellisest perest, kus on täiesti nagu normaalsus on see, et keegi ei joo. Ja jah, sellega oli minul kindlasti nagu raskusi või mitte raskusi, ma ütleks, et minul tekkis nagu võib-olla mingisugust sorti trots noores eas selle vastu või kuidagi, et et meil oli nagu kodus see alkohol tehtud selliseks hästi nagu tabuasjaks ja selline, mis muidugi sa peadki oma lastele rääkima tegelikult on ju, et mis on alkoholi joomise need negatiivsed mõjud, et absoluutselt lihtsalt jah, minu kodus oli see kindlasti natukene nagu ekstreemsem kui võib-olla teistes kodudes. Ja siis minul tekkis trots ja seetõttu juba 15-aastasena ma jõin ennast ka kuskil pargis niimoodi täis. Et ma saan sinu sellest nagu mõttekäigust täiesti aru ja tegelikult ma arvan, eriti eestlaste seas, mis see kõige suurem faktor ongi see, et inimesed ei oska sotsialiseeruda ilma alkoholita väga hästi. Eriti, kui see ei ole sinu nagu kõige lähedasem sõbrannade, sõprade grupp. Et siis on kohe eriti veel vaja seda mingisugust kokteili või pitsi või õllet või midagi, et saaks üldse selle suu lahti, et saaks selle jutu voolama. Ja ma arvan, et see on põhiline põhjus, miks inimesed joovad, et jutt jookseks paremini. Ja see kindlasti on omaette probleem, millega tegelikult nagu võiks vaeva näha, et selliste sotsiaalsete oskustega võiksid inimesed tegeleda, et oleks see kindlustunne ka ilma alkoholita. Ja mina ise olin kindlasti nooremana ka see inimene, kes surus alkoholi. Ja nüüd tagasi vaadates mul tekib endalgi selline ebamugavustunne, miks ma pidin siuke olema. Aga ilmselt minu peas oligi see, et alkoholi joomine võrdub lõbus aeg ja ma tahan, et kõigil oleks lõbus ja seega mulle tundus, et siis ma pean suruma teistele alkoholi. No see oli reaalselt, ütleme, alla 20 ja seal 20ndate alguses võib-olla. Aga nüüd on endalgi piinlik tegelikult tagasi mõelda, et ma arvan tegelikult täpselt samamoodi, et see ei peaks olema üldse mingisugune nagu küsimärgi koht, et kui keegi ütleb, et ma ei joo, et siis ma ei peaks olema nagu mingi, kas sa oled rase, mis juhtus või mingi, kas sa oled autoga, et lihtsalt, okei, davai, ja lähme edasi. Et nagu see on täpselt samamoodi valik, nagu on valik see, et ma joon. Et millegipärast jah, nagu inimeste peas on see mitte joomine, tundub nagu selline drastiline valik, aga joomine, see tundub nagu normaalsus. Et see on siuke huvitav asi, aga ma arvan, et enamus inimesed tahavadki natukene kontrollist lahti lasta ja selleks nad joovad. Sinu jutust mulle tundub, et sulle meeldib pigem nagu olla kontrollis, olla kuidagi kohal ja nagu väga teadlik olla sellest, mis toimub, mis ümbritseb ja ma ei tea tegelikult, kas see laieneb ka teistesse eluvaldkondadesse sinu elus, et sul on oluline, et sul oleks kontroll olukorra üle, aga jah, ja ilmselgelt ka hoolida oma tervisest on ju, et tegelikult mitte joomisel on ju nii palju positiivseid aspekte. Ma ausalt öeldes ei tea, kuidas see on aja jooksul läinud nagu nii tavaliseks ja normaalseks, sellele mul vastust ei ole, aga ma tõesti arvan, et seal all on väga palju seda, et inimestel on tugevad suhtlemisprobleemid, igasugused kompleksid ja siis alkohol aitab natukene lõdvestada kõike seda ülemõtlemist ja aitab inimestel olla vabam, mis on kurb, sest et tegelikult jah, see kõik võiks saada tulla ka ilma alkoholita. Tere, Kaisa! Ma tahtsin lihtsalt meelde tuletada kõikidele seda, et kui keegi sind pidevalt ja tungivalt milleski süüdistab, siis tõenäoliselt on see just see asi, mida see teine inimene ise teeb. Et ma olen seda õppinud ise siis veidi karmimal moel, et ma läksin suhtesse siis mõned aastad tagasi ühe meesterahvaga
kes alguses tundus lihtsalt natukene armukade, et kogu aeg küsis, kellega ma räägin, kui ma telefonis olin, siis tahtis kogu aeg näha, et mis ma seal teen, mis keegi minuga suhtleb, mida nad räägivad. Et alguses tundus lihtsalt nagu väike armukadedus, aga see läks järjest nagu hullemaks, et lõpuks ta isegi võttis mu telefoni ära, jooksis teise tuppa, mingi blokeeris suvaliselt inimesi, keda ta ise ei teadnud, blokeeriski inimesi, kellega ma ei olnud ammu rääkinud, et nagu mingi paar aastat tagasi olen rääkinud mingi klassivennaga, et ka tema sai blokeeritud, et nagu täiesti nagu hoomamatult nagu blokeeris ja ma ei tea, kirjutas neile ja tegi pilte, kellega ma nagu rääkinud olin. Ja siis läks ka selleni, et hakkas mind ähvardama, et kui mina kunagi petan, et siis ta teeb mingi Facebooki lehe, mis iga kord, kui maha võetakse, et siis ta teeb selle uuesti, et siis kus põhimõtteliselt kirjutatakse, et milline hoor ma olen ja kui halb inimene ma olen ja noh, üleüldse, et nagu, et nii hullusti minust rääkida, et nagu lihtsalt keegi ei tahaks ennast isegi minuga seostada. Ja noh, ma ei tea, missuguses roosas maailmas ma olin, aga isegi peale selliseid süüdistusi ja ma ei tea, ähvardusi, ma isegi jäin temaga kokku. Ja noh, ega see asi paremaks ei läinud ja noh, isegi lõpuks oli see, et kui ma kolleegidega rääkisin ja juhtus ainult meessoost, siis tuli väga suur probleem sellest. Ja noh, loo moraal on see, et miks me lahku läksime, on just sellepärast, et ta jäi petmisega ise vahele. Et jah, ja tuli välja, et ta on veel paljude teiste naistega nagu üritanud deitimas käia, ma ei tea, DM-idesse slaidinud paljudele, et noh jah, et see ongi nagu see, et kui sa mingi väga süüdistad ikka kedagi teist milleski, siis see on just see, mida sa suure tõenäosusega ise oled teinud. Nõus. Jaa, absoluutselt. Ja üldse, ma ei tea, naised, kui te olete sellises suhtes, kus tuleb probleem, kui sa oma meeskolleegiga räägid, siis sa pead lahkuma. Nagu see ei ole normaalne. Üldse, kui keegi sinu telefonis teeb asju, blokeerib inimesi, kirjutab, screenshotib, see ei ole mitte ühestki otsast normaalne. Siuke asi ei peaks kuuluma tervisliku suhte juurde. Kui selline asi toimub, siis sa võid kindel olla, et sa oled ebatervislikus toksilises suhtes. Ja sa peaksid sealt väljuma. Tšau, Kaisa! Minul tuli meelde sinu viimast episoodi kuulates üks seik sellest ajast, kui mul isa oli mõnda aega valaline ja oli Tinderis. Ja noh, muidu mina tema profiili ei näinud, aga siis ükskord oli niimoodi, et ma olin tema juures ja siis ma nägin selja tagant, et ta oli Tinderis ja siis ta läks vetsu ja jättis telefoni lahti. Ja muidu nagu ei ole selline inimene, kes läheb teiste asjadesse surkima, aga mind tohutult huvitas, sest et ma olin näinud ta selja tagant, et millised naised tal on seal, keda ta swipe'ib ja minu isa tollel hetkel oli ikkagi 50+ ja need naised, keda mina seal nägin, olid umbes minu vanused ja mul oli väga suur huvi, et mis toimub. Ja siis nii kaua, kui ta vetsus oli, siis ma ruttu vaatasin seal, et mis naised tal seal on ja kellega ta seal chatib natukene. Ja ma lihtsalt oli nii piinlik ja ma olin nagu, mis toimub. Nagu mu isa oli üle 50, mina olin 20. alguses too hetk. Ja need naised, keda tema seal swipe'is, olid kõik minu vanused, mõni oli isegi noorem kui mina ja ma pidin lihtsalt nagu pikali kukkuma põhimõtteliselt diivani pealt. Ja mul oli nagu nii erinev tunne, ma olin nagu piinlik ta pärast, ma olin natukene nagu kurb, ma isegi ei oska öelda. Ja siis ma nagu otseselt ei addressinud seda, aga mingi hetk me nagu rääkisime sellest, et ta vahepeal ikka rääkis, et ta mingi on inimeste kokku saanud ja blablabla. Ja siis jutu käigus tuli välja, et ütleski, et ka talle meeldivadki nooremad naised ja et mida ta nagu enda vanuse nii-öelda vanaid ikka peale hakkab, et nad ei ole enam ilusad ja noored on ikka toredad ja kenad. Ja ma lihtsalt ei suutnud kuulata sellest, et nagu eelnevad naised, kes tal on olnud, on kõik olnud ikkagi umbes tema vanused või siis maksimaalselt 10 aastat nooremad. Ja siis selline asi. Ja ma olin lihtsalt, et vau, et minu isa selline piinlik. Aga õnneks nüüd ta on õnnelikus kooselus naisega juba pikemalt olnud, kes on ikkagi tema vanuseklassis, mitte 20-ndates, aga see seik lihtsalt, ma ei unusta seda kunagi. Oh my god, kui kohutav ja tõesti kui piinlik. Ma ei kujuta seda ausalt öeldes ette. Aitäh, et sa jagasid seda lugu, sest et see on täiesti, ma ei tea, see on šokeeriv mu jaoks. Esiteks üldse nagu see mõte sellest, et su isa on Tinderis. No jaa, no okei.
tegelikult on ju, see on kõikidele vanustele mõeldud. Kui sa oled vallaline, muidugi sa võid dating äppi kasutada. Lihtsalt kuidagi väga veider tundub. Aga ma ei oska isegi ette kujutada seda hetke, kui sa näed seal 20-ndates enda vanuseklassis naisi. Kui õudne, kui piinlik. Ma ei tea, ma vist ei suudaks suud kinni hoida. Nojah, et sa läksid nagu nuhkima sinna telefoni, et noh. Aga ei, ma ei tea, ma ei suudaks ikkagi. Ma ütleks ikka täitsa otse kohe välja vist. Ma ei tea, ma ei suuda ennast sinna olukorda panna vist väga realistlikult, aga ma oleks mingi, mida sa teed? Võtta aru pähe, ole normaalne, miks sa mingi kriipar oled? Nagu, ei, ma karjuks natukene. Sest et nagu, mida sa mõtled? Iu. No keskeakriis tundus olevat tal hetkeks vähemalt. Nagu, mida ma teen oma vanuse mutiga, siis sa nimetad ennast ka nagu mingiks, no mis see mehe kohta käiv väljend on? Ätt või? Ma ei tea. Vanaks ätiks või? Sest et sa oled sama vana. Nii et millest sa räägid? Sul ei ole ju ühiseid väljavaateid 20-aastasega. Ma ei tea, miks ma nii leili läksin, aga see lihtsalt on nagu tõesti kuidagi rüve. No igatahes tore, et see faas läks mööda. Tere, Kaisa! Mul on selline küsimus, et mis sa arvad, millal on õige aeg Peika vanematega kohtuda või siis teda enda perele ja vanematele tutvustada? Me oleme praegu olnud koos kuskil 3 kuud ja niimoodi kogemata jutu käigus on mu isa siis sellest juba temast teada saanud ja nüüd teab sellest ka minu isapoolne perekond, sest et neile kõigile meeldib rääkida ja siis nüüd tekibki see pinge, et kõik hakkavad küsima, et millal me siis temaga kohtuda saame ja niimoodi. Aga mul on tunne, et võib-olla on natuke liiga vara, sest mu pere võib olla ka nagu, mitte halvas mõttes, aga selles mõttes natuke liiga intensiivne. Et see justkui nagu hirmutab ära. Et ma küsiksin sinult, et millal sina arvad, et on õige aeg või millal sina enda Peikasid oled perele tutvustanud? Ma tahaks kohe öelda, et ära üldse lase sellel välisel survel ennast mõjutada, sest et see tunne peab tulema sinu seest. Ja ma arvan, et sellega kaasneb või peaks kaasnema nagu mingid sorti võib-olla kindlustunne. Väga oleneb tegelikult ka inimesest, et kui kiiresti sul üldse mingisugune kindlustunne tekib ja ka teisest inimesest, et milline see side teil omavahel on, et aga jah, nagu et mingit igat deitimist ja mingit flingi asja ju ilmselgelt ei tutvusta vanematele, ehk siis selles suhtes ma tahaks öelda, et nagu kui sul endal on nagu rohkem mingisugune kindlustunne sees, et see on ikka täitsa minu inimene nagu ja et ma näen tulevikku temaga, et siis pigem ajaliselt on raske öelda seda, sest et ma kujutan ette, et inimestel võib see tunne tekkida väga erineval ajal. Nojah, et ma võin öelda siin mingisuguse, et pool aastat võib-olla ikka võiks ennem deitida, kui vanematele tutvustad, aga see ei ole nagu mingisugune reegel tegelikult, et ma arvan, kõige suurem faktor ongi see tunne sinu sees. Et kas on nagu selline tunne, et see on minu inimene ja ja see soov nagu, et ma tahan tutvustada, mitte see ei peaks tulema mingist välisest survest. Ei selle kuti poolt, ei vanemate poolt ega kuskilt mujalt. Et see peab sinu sees ära klikkima, et sa tahad seda teha. Tere, Kaisa! Tahtsin rääkida oma kogemusest. Nimelt olin väga toksilises suhtes narsissistiga, kus oli suhte üks osaga pidev minu ähvardamine erinevatel teemadel ja reaalsuses, isegi kui ma saan aru, et see suhe ei ole terve, ei julgenud sellest välja minna ja ma arvan, et isegi kui ma oleks sellest julgenud välja minna, siis see suhe käis väga üles-alla kogu aeg, et halvad hetked olid väga kohutavad ja head hetked olid nagu tundusid selle kõrval nagu nii head, et see tekitas sõltuvust, et ma lihtsalt ei suutnud ise sellest suhtest enam väljuda. Ja ma tahtsin öelda, et mind päästis siis Instagrami tulnud sõnum, kus oli hey girl, su mees petab sind minuga ja seal oli mingid fototõestused siis nendest tekstidest ja siis mingid pildid, mis nad olid koos teinud. Ja ma olen tõsiselt üli tänulik sellele ja sellele tüdrukule, et ta julges niimoodi kirjutada mulle ja rääkida, sest et
see aitas mul lõplikult siis sellest suhtest väljuda ja ma tahan lihtsalt kõikidele südamele panna, et kes on selle teise naise rollis, et nad saavad teada, et nad on see mingi mehega, kes tegelikult on juba suhtes või siis ma ei tea, ise läinud tegelikult juba suhtesse mehega, kes juba on suhtes, nagu mis meil oli. Et siis ma tahaksin, et nagu ikka julgetakse selle teisele naisele rääkida, sest et see võib muuta see teise naise elu väga palju paremaks ja ma arvan, et naised võiksid üldse rohkem kokku hoida ja see teeks siis maailma veidi paremaks. Aitäh sulle selle jagamise eest ja ma olen 100% nõus ja seda nõu ma siin ka annan, kui on olnud mingid sellised teemad, et pigem ikka alati öelda, kui sa oled selle teise naise rollis siis ja mõtled, et või kui sa tead mingist juhtumist, et siis mina ütleks, et pigem ikkagi alati välja rääkida, sellepärast et esiteks me keegi ei tahaks ju ilmselt ise olla selles olukorras, kus meie eest varjatakse, kus mitmed teised inimesed teavad mingisugust asja ja sina lihtsalt ei tea. Et pigem ma arvan, me kõik valiksime tõe ja siis iga inimene saab juba sellega teha, mida iganes ta tahab teha ja isegi kui see vastus sealt teiselt poolt peaks olema mingisugune, ma ei tea, et sind ei usuta või mis iganes, siis sa oled oma panuse andnud, sa võid rahuliku südamega edasi elada ja sina oled nagu omalt poolt kõik teinud, mis sa oled saanud teha. Ja see on juba teise inimese enda vastutus ja enda teema, mida tema edasi teeb. Ja see ka väga hea nagu näide praegu sellest, kuidas see võib kellegi elu reaalselt drastiliselt muuta ja seda siis paremuse suunas. Et jah, ma olen 100% selle poolt. Tere Kaisa, no mul on pigem siuke lugu, otseselt võib lihtsalt arutada, otseselt mingit küsimust ei ole. Aga lugu siis selline, et olen olnud alati selline suhteliselt vaba hing, kui nii öelda. Ja ei ole tahtnud olla tegelikult suhtes juba väiksest alates. Või väiksest, nagu mis iganes. Aga siis üks hetk ma kohtasin kedagi ja siis meil kuidagi klikkis ära ja üks hetk olimegi koos. Kuid ma tunnen, et ma olen ikka veel selline vaba hing ja suhtesse läksime ka niimoodi, et tema teadis, et mul on vaja vabadust ja tegelikult tema ütles ka, et talle meeldib ka, kui ta on vaba, kuid tegelikult tuli välja, et tegelikult võib-olla nii vabaks ta ennast lasta ei taha või et meie suhe oleks nii vaba, et talle jätkub silme ainult minu jaoks. Kui siis mõned aastad tagasi hakkasin mina mõtlema, et mis siis, kui ma tahaksin olla ka tegelikult naissoost istuda koos või midagi proovida, et kuidas meie suhtele see mõjuks. Siis me arutasime ühel teemal ja talle sobis see kõik, ütles, et sa oled vaba, tee mida tahad, aga et peab olema lihtsalt aus. Siis läks mõned aastad mööda sellest ja meil kummalgi ei olnud mitte mingit teist inimest, teist suhet. Ja siis üks hetk tuli üks mees minu ellu ja kutsus mind teidile ja mina ütlesin talle kohe jah. Ütlesin talle, et mina olen suhtes, aga võime küll teidile minna. Just sellel eesmärgil, et kuna meil oli juba see jutt partneriga, et see oleks nagu naistega okei. Aga kuna ta oli meessoost, ma natuke mõtlesin ka, et okei, kas see sobiks või ei sobiks minu partnerile. Aga ma ütlesin jah ja andsin oma telefoninumbri. Ja siis kodus olles rääkisin kohe sellest oma partnerile. Kuid ma ei küsinud, kas ma võin minna, vaid ma ütlesin, et ma lähen. Sest et mind kutsuti välja ja ma tahan minna. Sel hetkel meie rahaline seis oli ka väga, väga kesine. Me mõlemad töötasime sellisel lihtsamal tööl, kus nagu palka võib-olla nii palju ei saa. Ehk siis tema ise rahaliselt ei olnud võimeline mind välja viima. Nii et seda ma natukene crave'isin, et minna siis ka restorani ja et keegi teeb mulle välja. Sest suhtes olles olen mina alati see, kes enamasti nagu planeerib asju, nagu ma eelmisest osast ka kuulsin, et see on põhiliselt naiste teema.
Aga no sellest ka ei olnud nagu väga midagi, et ma ei ole midagi, ma lihtsalt tahan olla vaba, see on minu põhiline, tunda vabalt ennast. Aga jah, siis ta oli ka, et noh, et mine ikka, sest et nii palju, kui ma sellest mehest rääkisin, ma muide teadsin seda meest juba natuke pikemalt, sest et ta oli mu nagu, kuidas ma ütlen, restorani külastaja, kui ta sinna tihti tuli. Nii et ma juba teadsin seda, aga ja mu see partnerile ka sobis siis, et ta tundub nagu tore tüüp. Aga jah, ja siis nüüd hiljem, kui ma pärast mitut teiti rääkisime sellest uuesti, siis mu partner ütles, et tal tegelikult ei meeldinud see ja siiamaani ta tegelikult mõtleb vahepeal selle peale, aga et see on nagu tema enda asi üle saada. Nii et jah, nüüd ongi see, et kuna me hetkel ka oleme nagu vabas suhtes, mida ta alati ütleb, siis vahepeal tundub kohati, et see nii ei ole. Nii et jah, ma ei tea, võib sellel teemal lihtsalt arutada, et mida sina sellel mõtled, et kui mõlemad pooled ütlevad, et me oleme vabad, siis kas, jah, et kas see siis tõesti on nii või kas ma pean ikkagi tundma ennast niimoodi, et ma oleks ikkagi pidanud seda tegema? Mul on üsna raske nagu sõna võtta sellel teemal, sest et ma ei ole üldse kokku puutunud inimestega, kes oleks vabas suhtes. Ma ise ei ole ilmselgelt kunagi olnud ja see on selline nagu võõras territoorium minu jaoks. Et ja paraku ma arvan, et see on enamus inimeste jaoks võõras territoorium ja ilmselt ka sinu kaaslase jaoks. Võib-olla talle nagu teoorias ei tundunud see midagi nagu keerulist, et noh, inimene tahab vaba olla, noh, tegelikult mulle ka meeldib vabadus, et nagu see tundub selline nagu noh, loogiline mõttekäik on ju, aga siis, kui see päriselt kätte jõuab ja sa nagu tead, et su kaaslane käib kellegi teisega väljas, noh, ma ei tea, kuhu maani teil need piirid või kas seal üldse mingid piirid on, et võib-olla ta kujutabki ette, et kuidas te, ma ei tea, suudlete või voodis koos olete, et siis sellega võib olla nagu keeruline toime tulla ja ma arvan, et see oleks enamus inimeste jaoks nii, aga selles suhtes on tal õigus, et see on tema teema, millega tegeleda, sest et kui see on algusest peale olnud selge, et sina soovid vaba suhet ja ta on sellega nõustunud, siis piirid on paika pandud. Ja kui temale midagi ei sobi, siis ta peab enda sisse vaatama ja tegelikult on ka okei otsustada mingil hetkel, kui sa saad aru, et see ikkagi ei sobi mulle, siis on okei see suhe lõpetada, aga see on siis jah, nagu tema asi sellest aru saada, kas see on tema jaoks piisavalt suur asi, et suhe lõpetada või kas ta kuidagi tuleb sellega toime. Aga jah, no ma ütlen, et ma olen vale inimene, sest et mina isiklikult ei kujuta ette seda, et mu partner ütleks mulle, et muide, et ma lähen täna teidile. Et noh, tead, see Pihv, kes mul seal töö juures vahepeal käib, et temaga vahetasime numbrid ja lähme teidile. Ja siis, kui ta lähebki, noh, me elame koos näiteks on ju, ta läheb sinna teidile ja ma lihtsalt olen samal ajal kodus ja mõtlen, millest nad räägivad, mis nad teevad, kas nad suudlevad, noh, ma ei suudaks. Ma ei suudaks üldse, mina tahan kogu tähelepanu endale ja see kõik tundub mulle nagu väga-väga võõras. Et aga noh, ma olen kuskilt TikTokist ja nii olen ikka näinud, et sellised suhted võivad ka täiesti toimida, aga no nii palju, kui ma olen aru saanud, siis jah, selline suhe vajab veel ekstra head kommunikatsioonioskust. Et absoluutselt igas suhtes tegelikult tuleb kasuks, kui inimesed suudavad oma tundeid, mõtteid, emotsioone hästi kommunikeerida igal juhul, aga sellises suhtes mulle tundub, et see on veel nagu eriti oluline selleks, et see üldse toimida saaks. Ja nagu ausus siis tõesti igal tasandil, alates sellest, et sina ausalt ütled, kui sa oled teidile minemas ja tema ka ausalt ütleb, kui mingisugune asi talle ei sobi ja siis väga ausad vestlused sellest, kas see suhe ikkagi endiselt teile mõlemale sobib või mis on need piirid, kuhu maani sobib ja ma ei tea, et jah, ma ei tea ka,
kuhumaani see teie vaba suhe, mis see tähendab, et kas sa võid siis 2 inimesega samaaegselt suhtes olla või sa oled suhtes ikkagi 1 inimesega, aga sa võid nagu lõbutseda siis kellegi teisega ka või nagu, et kuhumaani see läheb ja kas need piirid on teil nagu hästi selgelt räägitud. Et ta võib olla lihtsalt üks tõsine vestlus, et üle käia need tunded ja mõtted, mis su partneril on ja vaadata, nagu teha siuke väike suhte audit, et kus maal te olete, et ega ma nagu muud ei oskagi öelda, sest jah, kaasa rääkida ma ei oska. Et ma ei taha, et minu partneril oleks silmi üldse kellegi teise jaoks, minu poolest tema jaoks ei peaks eksisteerimagi üldse teisi naisi siin planeedil. Okei, see oli natuke liiga kaugele, aga nagu saad aru, mis ma mõtlen. Nii et jah, ma ei oska samastuda. Aga jah, need vestlused tunduvad rasked. Nii et edu! Tšau Kaisa, mulle väga meeldib su podcast ja ma olen otsustanud ka enda mure sulle teile saata. Nimelt mina ja mu kutt oleme suhtes olnud ametlikult natukene alla aasta, teadnud oleme veidi kauem. Me mõlemad oleme 20-ndates, tema on minust sutsu vanem ja see on meie mõlema esimene suhe. Nüüd minu mure seisneb selles, et ma näen unes pidevalt, kuidas ta petab mind. Ja kuna seda juhtub nii tihti, siis ma olen avastanud ennast ka päevavalgel seda endale ette kujutamas ja see on lihtsalt vaimselt nii koormav. Seda juhtus ennem ka, aga seda hakkas tihedamini juhtuma peale seda, kui ma nägin kogemata, et oli mingi tüdrukuga suhelnud. Ma ise muidugi ei küsinud kohe midagi. Minu esimene reaktsioon on hästi vaikseks jääda, veidi eemale tõmbuda, kuni ta siis ise kogemata nägi, et ma olin seda tüdrukut guugeldanud, siis ta kohe seletas, et see ei olnud mitte midagi, et ta lihtsalt viisakusest vastas, ta näitas mulle seda chatti, seal ei olnud ka sisuliselt midagi. Ja et ma võin kohe nagu küsida, kui mind midagi häirib, sest ta ei taha, et ma temast midagi sellist arvaksin. Aga siis ta muidugi lisas juurde, et see tüdruk tõepoolest kuskil peol kunagi oli midagi üritanud, aga ta ei ole nagu huvitatud sellest tüdrukust. Aga mul oli kohe see, ma muidugi ei öelnud, aga mul oli kohe see, et sa tead, et ta ei kirjuta sulle ilma nagu mingi põhimõtteta ja mina mul on ka inimesed DM-idesse slaidinud, aga ma olen kõik kohe ära kustutanud. Ja kui mõni kutt on mind üritanud kuskil nagu jälgima hakata, siis ma ei ole vastu võtnud, kui ma saan juba eeldada, et see ei ole nagu ilma mingi tagamõtteta. Aga jah, igal juhul nende unenägude juurde tagasi minnes, ma tunnen, et seda võimendab täiega sotsiaalmeedia, sest et ma tihti näen peale sellist unenägu, mingit videot, kus räägitakse, et kui su sisetunne ütleb, et ta petab sind, et siis ta petabki sind ja usalda oma sisetunnet ja lisaks need podcast'id, kus jääbki mulje, et kõik mehed petavadki ja ma tunnen, et mul on lihtsalt nii suur hirm, et keegi reedab mind sellisel moel, sest ma usun, et ma olen täpselt selline inimene, kes ei suuda sihukest asja unustada, andestada. Ma ei suudaks mitte kunagi kedagi uuesti niimoodi usaldada. Ja lisaks ma olen näinud neid videoid, kus tüdrukud nutavad oma hinge seest väljast, neil on lihtsalt nii valus, sest mingi kutt on neid petnud ja ma lihtsalt nii kardan, et see juhtub minuga. Kuigi ta ei ole mulle põhjust andnud, ta on väga hoolitsev, armastav. Ta alati räägib meist, ta tahab minuga ühist kodu, ta alati räägib meist nagu tuleviku vormis, et mingi 30 aasta pärast ja ma ei tea, meie mingi lapselapsed ja mingi sihukest juttu ja ma käin tema vanematega tihti läbi ja kõik selline. Aga lihtsalt jah, see on nagu ettekujutlus. Okei, see sõnumi lõpp läheb natuke lappama, aga mida sina sellest arvad, et kas see on nagu tavaline, et inimene mõtleb sihukest asja nagu endale ette, kujutab sihukest asja ette, et ma lõppkokkuvõttes ma lihtsalt tahaksin, et ma ei näeks sihukest asja unes, et ma ei kujutleks sellist asja ette, sest see on vaimselt ülikurnav, aga see on kujutlusvõime ja kujutlusvõimet on väga raske nagu takistada. Mul on nii kahju, sest et ma tean, et see on tegelikult nagu praegu päris paljudel probleem, et just sotsiaalmeedia mõjul, kuna seda infot tuleb nii palju, kuna sa näed lihtsalt nii paljude inimeste mingisuguseid kohutavaid hetki sotsiaalmeedias, just TikTokis näiteks on ju paljud jagavad ka neid nagu raskemaid momente ja lahkumineku story'sid ja petmise story'sid ja podcast'id ka ja see minu enda podcast tegelikult ju ka on ju, et
et seda infot lihtsalt tuleb nii palju ja see paratamatult mängib meie ajuga. Ja see on nii kurb just selles mõttes, et kui sul on tegelikult täiesti toimiv tervislik suhe, siis see on nagu ebavajalik müra, mis seal ajus on. Et absoluutselt tegelikult on sellistel petmislugude rääkimisel ja südamevalu jagamistel täiesti oma koht olemas ja need aitavad paljusid inimesi, kas aitavad märgata mingit mustrit oma suhtes või samastuda, et issa ma olen samamoodi tundnud, mis iganes on ju, selles suhtes ma ei ütle, et neid ei peaks olema. Aga need võivad teha ka väga palju kahju, et sa ei ole esimene inimene, kellelt ma kuulan seda, et tegelikult enda suhe on tervislik ja korras kõik, ei ole põhjust muretsemiseks, aga lihtsalt see väline infomüra tekitab ka enda sees mingisuguseid muresid, kahtlusi. Ja ma tahtsin veel korra puudutada seda, et see, kui su kutile kirjutas see mingi tüdruk ja su kutt vastas talle, et see tekitas nagu sinus ebamugavust ja mure. Et ma ütleks, et kui sa tead, et sul on selline reaktsioon, et sa tõmbud endasse ja sa ei räägi asjast, et esimene samm on tehtud, sa oled teadlik, et sul on selline käitumismuster, siis nüüd järgmine samm oleks seda muuta. Sest et see ei ole tegelikult nagu väga hea sulle endalegi ja ka sinu partnerile ja lõppkokkuvõttes teie suhtele, et selline endasse tõmbumine ja asjast mitte rääkimine ei too head. Pigem olla avatud ja olla aus, sest et see viib alati kaugemale. Ja ma arvan jah, et oleks olnud kõige parem, kui sa oleksid ise selle teema üles toonud, et see oleks tegelikult ka, ma arvan, nagu kiirendanud selle ebameeldiva tunde lahenemist sinu sees, kui sa oleksid lihtsalt nagu öelnud oma Peikale, et kuule, et ma nägin, et sa mingi tüdrukuga rääkisid, et ma lihtsalt nagu tahtsin üle uurida, et kes see on või mis asjus ta sulle kirjutas. Et ma arvan, et see on täiesti normaalne sükest asja küsida. Ja ma arvan, et see on ka normaalne, kui su kutt vastas sellele tüdrukule, kui see ei olnud mingi imelik teema, mingi täiesti tavaline asi, siis sellele on okei vastata. Et seal kohal sa pead ka vaatama, et see, et sina käitud kuidagi ühtemoodi, ei tähenda, et teine inimene peab käituma samamoodi. Et kui sa tegelikult ei ületa mingisuguseid normaalsuse piire, siis inimestel on lubatud vastata normaalselt teisele inimesele ja ei pea nagu olema kuidagi ebaviisakas või ma ei tea, blokki panema või lihtsalt nagu, et selles suhtes, et sina teed nii, nagu sina tunned, et on õige, aga ütleme, see, mida su kutt tegi, ei olnud minu arvates vähemalt kuskilt piirist üle, ta ju näitas sulle seda vestlust ka, et sa ei saa, minu arvates vähemalt ei saa pahaks panna seda, kui inimene lihtsalt vastab mingi teise inimese küsimusele, et see ei ole tegelikult sinu kuti vastutus, mis on selle mingi tüdruku tagamõte, et ta kirjutab talle. Jah, ma saan aru, nii kui tuleb mingisugune siivutu, ebasobilik, ebasünnis sõnum, sellele ei pea muidugi vastama. Täiesti, absoluutselt sellega nõus. Aga kui see on nagu mingisugune normaalne asi, siis sellele on ka normaalne tavaliselt vastata. Et ma arvan, et nagu seda ei tohi panna enda kaaslase vastutuseks, mis käib teiste inimeste peas või mis tagamõtted nendel on. Et muidu see muutub kontrollimiseks. Ja ma ei tea, ausalt öeldes ma ei oska mingit väga head nõu anda, kuidas sellest üle saada. Ma ütleks kõige rohkem kontrollida seda sisu, mida sa sotsiaalmeedias tarbid, et TikTokis, kui sul näiteks algoritm sulle sükseid videoid ette söödab, siis lihtsalt hakka nendest väga kiiresti mööda minema, et algoritm saaks aru, et sa ei taha sellist sisu, sest kui sa ikkagi järjepidevalt tarbid seda, siis see mõjutabki sinu alateadvust ja sinu unenägusid, sinu sisetunnet, kõike seda. Et mina sinu asemel proovitsin kindlasti muuta seda sisu, mis sealt ette tuleb. Ja ma arvan, et on ka okei oma partneriga rääkida sellest, mitte et ta küll saab väga palju midagi teha, aga võib-olla ta saab sulle mingil viisil nagu kinnitada, et sa oled tema jaoks oluline, ta ei teeks sulle nii, et ma arvan, et on okei sellest rääkida, et sa ei pea üksinda selle tundega olema, isegi
kui ta ei olegi, tema ei ole selleks midagi teinud, on ju, aga ma arvan lihtsalt nagu rääkida, et tead, kuidagi ma tunnen viimasel ajal see sotsiaalmeedia nii mõjutab mind, ma näen siukseid unenägusid, mulle ei meeldi üldse, et võib-olla ka see natuke aitab, kui te omavahel sellest räägite. Ja ma ei tea, loe mingeid häid armastusromaane ja tunne oma suhtest rõõmu ja naudi seda, et sul on tore kaaslane ja sa saad tema vanematega hästi läbi ja et teil on tulevikuplaanid ja nagu proovi kuidagi rohkem romantiseerida seda enda suhet ja tunda rõõmu sellest, mis sul on ja panna see kogu energia sellesse heasse, mis seal on ja keskenduda sellele ja visualiseerida silme ees nagu mingeid ilusaid hetki või mingeid teie tulevikku koos ja ma arvan, kui sa piisavalt seda teed, et sa nagu daydreamid teie suhtest, siis peaks kaduma ka need nagu negatiivsed mõtted, ma arvan. No nii, aga on aeg loosida välja auhinnad. Väga kahju, et sellel isa Tinderis, sellel Voice'il ei ole märgitud telefoninumbrit. Ma oleks talle andnud auhinna, aga kuna telefoninumbrit ei ole, siis ma ei saa kuidagi ühendust. Ma arvan, et igati hea, oluline, õpetlik lugu oli see, kui see häälsõnumi saatja sai Hey Girl'i sõnumi ja seetõttu oli tal lõpuks jõud lõpetada oma toksiline suhe. Nii et sinule ma annaksin Rosini juuksehooldustooted. Vabasuhte arutelu oli huvitav, ma küll ei osanud palju kaasa rääkida, aga huvitav teema. Nii et kastitäis Heavenlit läheb sulle. Ja viimasele Voice'ile siis annaksin Browsi 35 € kinkekaardi. Aga aitäh kõigile teile, et te jagate oma põnevaid õpetlikke lugusid ja jagate minuga enda muresid ka, et see usaldus tähendab mulle väga palju. Aitäh, et sa kuulasid, vaatasid. Näeme juba järgmises episoodis.